Võtan kohe 3 minutit. Palun 3 minutit juurde. Hea istungi juhataja, head kolleegid. Mul oli tunne kohe, kui see tubakaseadus tuli, et ma tahaksin sellest rääkida. Miks? Mul on tubakaga väga isiklik ja väga ebasõbralik suhe. Ma ei ole elus teinud mitte ühtegi suitsu ise, aga ma olen 18,5 aastat olnud sunnitud olema oma kõige nooremad ajad passiivne suitsetaja. Ja teate, selle asja juures võib-olla kõige õudsam oli see, kui sa kuuled, kui sinu kallid inimesed köhivad. Ja siis pärast köhimist on vaikus ja sa mõtled selle peale, et kas ta on nüüd elus või ta on juhuslikult surnud juba. See oli lapsena. Sa ei tea, kuidas need süsteemid töötavad või kuidas see käib, aga see oli kole. Ja sellepärast ma palun mõelda selle peale. Teine asi on 2 inimest, minule väga lähedast inimest, kes on läinud kopsuvähiga. Ja ma ütlen teile, see ei ole väga meeldiv lahkumise viis. See on piinarikas. See on nälg ja see on lämbumine, mis kestab päevi, nädalaid ja vahel kuid. Mõelge selle peale. Ja ma tahtsin selle pärast rääkida. Sest minu jaoks on tubakas kahjulik aine ja ma tõesti loodan, et me jõuame kunagi selleni, et tubakat ei tarvitata. Aga see eelnõu ei meeldi mulle. Ja ma seletan, miks. Ma saan aru, et see eelnõu pandi kokku kirjutajate poolt heast tahtest. Aga see hea tahe oli natuke kitsarinnaline või selline isemoodi väänatud. Komisjonis mitmetel aruteludel oli ikka ja jälle tuli üles see teema ja see häirib suhtumine ei kadunud mul sees mitte kuidagi. Kogu aeg väideti, et seda eelnõu on ja kõiki neid piiranguid ja asju on vaja sellepärast, et me tahame hoida ära, et noored ei hakkaks suitsetama. Ma ka tahan, et noored ei hakkaks suitsetama. Sest me teame, nagu siin on juba öeldud, kolleeg Madis ütles, et ükskord võtad, et siis on pärast raske pooleli jätta. Ja see ongi see häda, et selle eelnõu puhul on ära unustatud inimesed, kes on juba tubakasõltuvuses. Ja ma kasutan just meelega sõna sõltuvus, sest tubaka kasutamine on sõltuvus. Nii nagu alkoholi liigtarvitamine või nii nagu narkootikumide liigtarvitamine on sõltuvused. Ja sellest sõltuvusest lahti saada peab inimene kõigepealt aru saama, et tal on probleem, ta on sõltuvuses ja siis peab tal tekkima tahe sellest sõltuvusest vabaneda ja alles siis jõuab nii-öelda tegutsemiseni. Ma ei mäleta, mitu korda sai komisjonis küsitud ministeeriumi ametnike käest, et mida siis selleks teha, et mida riik teeb, et aidata sõltuvusest vabaneda. Esimene vastus ministri poolt oli vast kõige reljeefsem. Ta ütles, aga meil on apteegid ja seal on plaastrid. Vähem ebakompetentsemad vastust ei saa olla. Õnneks kuskil 3., 4. korral ma sain mingid materjalid. Ja tõdemus, ma pärast rääkisin selle ametnikuga ja ta nõustus minuga, on see, et meil tehakse väga vähe selleks, et aidata inimestel sellest sõltuvusest vabaneda. Ja see on kahju. Ja see ongi selle eelnõu kõige suurem probleem. Tegeletakse ühe asjaga, ei vaadata asja laiemalt, põhjalikumalt, kompleksselt. Veelgi enam, selle eelnõu menetlemine oli ka väga keeruline, sest kui sa esitasid küsimuse,
mida võis tõlgendada kahtlusena või küsitavusega mõne väite suhtes, siis mõnikord sulle öeldi, mõnikord oli see sõnadesse teistmoodi peidetud, aga kindlasti oli see kehahoiakus sees, kus küsijale sisuliselt kaudselt öeldi, et ahah, sa oled kas rumal ja ei saa asjadest aru või sa oled ära ostetud, mõjutatud sigaretide ja tubakatootjate poolt. See oli solvav, sest no ei ole. Ei saa nii olla, et ühel inimesel on alati õigus ja teistel ei ole mitte kunagi õigus. Ei saa olla nii, et mul ei ole õigust küsida ja kahelda väidetes, mis tunduvad mulle ebaveenvad. Aga kahjuks just see tunne mul korduvalt ja korduvalt meie eelnõu menetlemise käigus jäi. Ja tõsiasi oli see, et meil oligi seal põhimõtteliselt 2 huvigruppi. Tootjad ja siis nende satelliidid või nende poolt mõjutatud grupid ja Sotsiaalministeerium, kelle suhtumine minu arvates oli jäik ja mitte valmisolekulik. Ja väga paljudele küsimustele ei saanudki sisulisi vastuseid, vaid just sellised natuke ülbed, natuke sellised, et kuidas te siis aru ei saa, see on nii. Ja eriti juhtus see siis, kui see küsimus oli selline, millele nendel endil vastust reaalselt sisuliselt ei olnud. Ja siis teine pool, kes võitles siis elu eest, et mingeid muudatusi ei tuleks, siis see on see koht, kus võib öelda, et küll küllale teeb küll liiga. Kus mindi üle serva ja mis tegi võib-olla teatud hetkedel ka selle komisjoni sisese arutelu keeruliseks ja võimatuks. Minu jaoks oli ainult üks sisuline komisjoni arutelu. Oli arvamusavaldus ühe või teise kohta, aga arutelusid, kus me sisuliselt diskuteerisime, oli ainult üks. Ja kahjuks seal avaldatud mõtted ei jõudnud mitte kuidagi ühegi muudatusettepanekuni või ühegi niisuguse sisulise diskussioonini, et järsku me selles eelnõus siiski peaksime midagi muutma ja et järsku midagi annab paremaks teha. Minus ei ole seda veendumust, et see eelnõu on parim võimalikest. Ma kardan, et tõesti, et me näeme asju, mis tulevad ja löövad negatiivselt, millest siin paar eeskõnelejat on rääkinud, aga salakaubandus ja nii edasi ja nii edasi. Ja seetõttu ma arvan, et me võiksime selle eelnõu üle veel arutada ja mõelda. Aitäh!